Hästi, aga alustame. Mis meil siis on? Viljandi linna arutelud jätkuvad teemaga, kas tänavasport on päris. Mina olen Dietmar Martinson, mina olen selle teema esitanud ja teen hästi kiired 2 sissejuhatusevat sõna. Ja siis ma annan edasi panelistidele ja moderaatorile. Ühesõnaga, see teema sai tõstatatud isegi siuksest vaatevinklist, et mina ise tänavasportlane ei ole sellega kunagi isegi mitte nagu lähedalt kokku puutunud, aga ma olen seda kuidagi kõrvalt näinud ja ma olen kõrvalt näinud natukene seda ütleme siis seda eelarvamust, mis vahest nagu tõstatub, et need on lihtsalt mingisugused lapsed, kes käivad ja linnamööblit lõhuvad või siis kuskil mingi skatepargis trikke teevad, aga see ei ole nagu sport, et sport on ikkagi see, et on klubi ja on meistrivõistlused ja on alaliidud, et see ei ole nagu päris. Ja kui see võimalus tekkis, siis ma selle ettepaneku tegin, et aga arutame siis, et kas me kõik arvame niimoodi või mis selle taust on või kas see peab niimoodi olema ja kuhu see nagu jõuda võiks. Et kas see ongi okei, et ta täna nagu Eestis ilmtingemata nagu nendes raamides ei ole või on see asi, mille poole võiks pürgida. Aga ma rohkem ei ütle, ma nii palju omalt poolt nimed loen ette, et kes siin on, mina kõigi tausta lõpuni ei tea, igaüks ilmselt nagu tutvustab ennast ise. Paneeli modereerib Juhan-Mart Salumäe, ise ka spordiga tegelenud. Richard Reima, kes on kohaliku Viljandi jalgpalliklubi Tulevik tegevjuht. Jürgen Särjas, kes on rulataja. Mart Saar, kes on elav legend spordis ja noorsootöös Viljandis. Ja Kaspar Taimsoo, kes on olümpiamedalist ja ka kohalik spordisangar. Mina tänan ja kuulan huviga. Aitäh! Nagu te näete osalejatest, et kaunis maskuliinne, mis tähendab, et ilmselgelt me räägime spordist. Aga tõesti, mina olen Juhan-Mart Salumäe, aitan seda diskussiooni veidi siin ohjes hoida, aga enda taustalt võin öelda, et tulnud maakonnameistriks kergejõustikus sprindialadel ja Trepimäe jooksu ka ühe korra ära võitnud. Aga mehed, kes minu kõrval on hetke seisuga, ma julgeks öelda, märksa aktiivsemalt spordieluga seotud kui mina, nii et alustame sinuga, Richard. Tutvusta ennast mõne sõnaga, millega tegeled, tuled Viljandist, aga sisu? Ja nagu Dietmar mainis, olen Viljandi jalgpalliklubi Tuleviku tegevjuht. Viimastel andmetel peaks olema Viljandis suurim erahuvikool, ehk siis kõige rohkemate harrastajatega. Ja olen klubi juhtinud nüüd natuke üle 2 aasta, 3. aasta hakkas just pihta. Tere, ma olen Jürgen, ma olen umbes 23 aastat sõitnud rulaga. Ma tulen Tartust, Simple Sessioni sünnilinnast, mis on ka kahjuks oma otsa leidnud juba. Super suur üritus oli, aga eestvedajatel ei ole enam jaksu kahjuks. Aga ma olen väga palju seotud rulaga eluga Eestis, sest ma olen kommenteerinud olümpiaülekandeid näiteks televisioonis, siis olen korraldanud ise palju võistlusi, siis ma juhtisin rulakooli 6 aastat Tartus, aga siis tuli koroona ja läks väga raskeks ja ma tegin hoopis elus kannapöörde ja läksin doktorantuuri. Ja aasta pärast peaks kraadi kätte saama, nii et kõik need jonnakus, mis ma õppisin rulasõidu käigus, on väga kasuks tulnud akadeemilise karjääri puhul, kus ma lihtsalt ei anna alla ja ma saan asjad tehtud. Oli tere! Dietmari poolt sõna legend, kui mõned on veel elus, siis on tore kuulda. Ja need leitakse lihtsalt kuidagi nagu üles, ikkagi Viljandi väiksemast asulast nimega Männimäe, liigun endiselt kesklinna poole. Ja kui ma nüüd seda seost selle paneeliga nagu võtan, siis 20+ aastat tagasi algas minu noorsootöö karjäär nagu noorsootöötajana, mis lõppes siis nüüd natuke rohkem kui 13 aastat tagasi. Ja eks selle sees on igasugust sporti ise tehtud, nähtud ja käima lükatud ja kaasa aidatud pigem. Nii palju sellest legendist siis. Aitäh, Mart. Mina Kaspar, Viljandis sündinud üles kasvanud, järve ääres peamiselt
spordist seotult võib-olla nii palju, et nagu sissejuhatus mainis, et käinud kokku 4 olümpial, võitnud 1 medali, hetkel Viljandi Sõudeklubi president ja spordikooli hoolekogus olen siis vilistlaste esindaja. Aga ma arvan, et minu poolt ka kõik ja lähme sisusse. Aga lähme sisusse. Et kõigepealt selline soojendusküsimus, mis võib-olla aitab meil seda fookust ka paika panna. Küsimus panelistidele. Kas tänavasport on sport? Andke käega märku, kui te olete nõus, et tänavasport on sport. Ma arvan, et siinkohas peaks üldse nagu defineerima, mis asi on sport. Väga hea, sest osalt tasubki siit edasi minna ja minu küsimus osalt kandus ka sellest, et tihtipeale, kui me vaatame Eestis erinevates kohtades, siis kui nii-öelda, ütleme siis nii-öelda traditsioonilised olümpiaalad. Ma olen teadlik, et rula on ka olümpiaala ja me näeme ka talimängudel, kuidas nii-öelda mittetraditsioonilised alad on jõudnud kenasti siis võistluskalendrisse. Et kui sellised olümpiaalad tihtipeale on spordikoolide mängumaa või siis vähemasti mingisuguste kohalike spordiklubide mängumaa, siis ekstreemsport, kui me võtame sinna, tänavasport, kui me võtame rula, BMX, tõuks ja mingil määral ka rulluisud. Ma lisaks juurde ka parkuuri, sest see teeb ka suurt lendu tegelikult hetkel. Et need kipuvad jääma tihtipeale noortekeskuste mängumaaks. Ja minu küsimus siis sellest kanduvalt ongi, et mis siis muudab selle tänavaspordi sellises loetelus, nagu sai välja käidud, erinevaks kui kõik need teised spordialad, mis tihtipeale on koondatud mingisugustesse suurematesse institutsioonidesse, nagu spordikool või siis ülelinnalised spordiklubid. Kaspar, näiteks sinust võiks alustada. Aitäh, ma arvan, et päris põnev küsimus ja püstatus. Mis minu meelest on tänavaspordi puhul on hea, on see, et see on esiteks orgaaniline. Et see tekib, ta on kättesaadav, ta ei ole lugus spordisaalis, nüüd küll koolistaadionid on peamiselt lahti, et staadionitele saab minna palli taguma ja jooksma, kui on huvi. Aga minu jaoks on see asi palju lihtsam, et kui ühiskond, aga mina olen enda peas ära defineerinud selle, et male on sport, siis sellest, et kas, muidugi võime sellega diskusteerida, et kas on, aga põhimõtteliselt on ikkagi aktsepteeritud kui spordialana, siis minu meelest tänavasport on igal juhul sport ja ma arvan, et see et miks ta nagu rohkem kõneainet teinekord pakub, on see, et see saab alguse siit samast linnaruumist. Et sellepärast on nagu niimoodi veits nagu outsiderina rohkem nagu nähtav, et ta tekib kuskil mingit moodi. Tõsi, võib-olla korvpalli siin samas tänava peal ei mängita, aga rulaga saab sõita küll. No tänavaspordist, nagu ma korra tutvustuse juures mainisin, et 20 pluss tagasi, et minu jaoks sellel hetkel oli nagu klassikaline sport. Ja see kõik, mis nagu tänaval toimus, oli suhteliselt selline natukene ebaturvaline, võib-olla isegi mingis mõttes kogukonna vaenulik. Ma mäletan ka neid rõõmsaid aegu, kuidas olid keerulised ajad, kus kohal see asi peaks toimuma ja mis ja kuidas ja kui palju ja jumala pärast kesklinnast kõik kadugu eemale, kõik äärelinnas. Et mulle meenuvad need ajad. No ütleme siis need aastad hiljem, kui juba nüüd siis me räägime 2 sisepargist, eks ole, ja siis 1 välipargist. On asjaolud muidugi loomulikult muutunud ja nüüd me võime rääkida spordist ja loomulikult, kui on BMX, rula, breakdance, mis iganes on juba olümpiaalad, rohkem vähem, siis ma kaldun välja ütlema, et see on sport, see on enesearendus ja mingis mõttes ka vaba aeg ja meelelahutus. Ma arvan, miks nad nii palju eristuvad teistest spordialadest on see, et nad on nii noored alad. Seal ei ole eestvedajaid, kes oleks mingit liitu loonud. Eestis on olnud näiteks rulaliite, paar tükki on välja surnud, praegune liit ka nüüd hakkab nagu tekkima piisavalt vanasid inimesi, kellel on oskused, tahe teha seda struktuuri, mida on vaja siukseks tavaliseks spordiks. Ja olümpia otsustas selle debati kindlalt ära, et me oleme olümpiadalad ja sellega tulid ka kaasa struktuursed muudatused, mis jõuavad ka meie siia tänavapilti. Aga üks osa jääb kindlasti sellel tänavaspordil see, et me põgenemegi selle nagu reeglite ja süsteemide eest põgenetakse selle spordiala juurde, sest see oligi kontrollimata.
ja see oli see vabadus, mida noored otsisid. Aga see ei kao kunagi ära, sest alati saad võtta oma spordivahend ja minna tänavale ja kedagi närvi ajada. Seda oli rõõm näha, et kõik on nõus, et see tänavasport on sport ja enne lugesin kiirelt spordiseadust, mis defineerib sporti kui siis eelkõige füüsiline või võistluslik tegevus. Male puhul siis vaimne tegevus ka võistluslik, ehk siis kahtlemata on tegemist spordiga ja mulle väga meeldis, mis Kaspar tõi välja, et see on orgaaniline või orgaaniliselt tekkiv ja ma arvan, et sellist laadi sporti ongi vaja. Ehk siis on struktureeritud spordialad, treeningud ja siis tänavasport pakub seda natukene vabamat versiooni, kus võib-olla mingisugust välist survet või otseselt kohustust midagi teha ei ole. See kõik toimub enda sisemisest põlemisest. Minu meelest paar sihukest väga head tasandit, mis siit välja koorus, on punkt 1 see, et üks element puudutab tänavaspordi olemust, mille osas ma kohe Jürgenile ka ühe küsimuse suunan, ja teine on nüüd see nii-öelda formaalsus või struktuur. Ja siit me jõuame kindlasti ka natukene tänavaspordi rahastamise küsimuse juurde, mis tihtipeale on teravalt üles tulnud. Aga Jürgen, sulle küsimus, et kas tänavaspordi olemus muutub, kui see muutub liiga organiseerituks või liiga institutsionaalseks? Viimane konverents, kus ma käisin, mis oli 5 aastat tagasi, sain käia Rula konverentsil, kus reaalselt räägiti samadel teemadel ja seal räägiti, et see juhtimine peaks olema kontrollitud kaos, et siis ei kao see autentsus ära ja saab ka mingeid reegleid paika panna, aga ma arvan, et mõlemat poolt on vaja. Neid mässajaid on alati ja nad leiavad oma koha ise endale, et me ei pea nende tegevust kuidagi toetama või julgustama, aga paljud vajavad ka sellist struktuuri, et me saaks teha näiteks rulaspordis karjääri. Ja siin ma tegelikult osalt jõuan ka selle teise poole, mis puudutab tänavaspordi arendamist ja ennekõike, kui me räägime siin omavalitsuse tasandist. Et Kaspar endise volikogu liikmena, Richard praeguse volikogu liikmena on kindlasti kokku puutunud selle teemaga ka, et kuidas siis omavalitsuses erinevaid huvitegevusi, huviringe rahastama peaks. Ja kuidagi, võib-olla see on minu subjektiivne mulje, aga on jäänud sihuke tunne, et kui me peame uuendama staadionit, korvpalliväljakut, sõudeellingut, mis iganes sellist traditsioonilist olümpiaala, siis me oskame neid asju hästi argumenteeritult panna arengukavalisteks eesmärkideks. Kui me nüüd räägime tänavaspordist, siis tihtipeale see võib-olla see kontrollitud kaos, see nagu mõtteviis hirmutab kohalikku siis otsustajate ringi just selles osas, et see tundub midagi kontrollimatut või ebamäärast. Et kas te omast kogemusest oskate peegeldada, et miks see kipub nii olema, et tänavasport ei tundu sedavõrd atraktiivne või prioriteetne investeeringu objekt, kui näiteks korvpalliväljak, staadion, midagi taolist? Aitäh, ma arvan, et see on päris hea küsimus tegelikult selles aspektis, et mina sain hiljuti 39, et ka mina juba näen noorsõudjate pealt, et on asju, mida ma ei tea ja millega ma pole kursis. Et samamoodi ma kahtlustan arvama, et ka linnaisadest vaatamata vahet pole, mis erakonnast nad on, pahatihti on see, et maailmavaade lihtsalt on nagu paigas, ta on mingites raamides, nagu ise ütled, et käega katsutavad asjad on ju, et väga raske ongi võib-olla, ütleme siis, meile meeldib kasutada sihukest terminit nagu keskealine ülekaaluline valge mees on ju, et kes nagu, et ta ei tea, mis see rula on, nagu polegi näinud võib-olla mitte kunagi on ju, et selles mõttes ei saa nagu pahaks panna, aga seda struktuurist nagu rääkides, mina arvan, et struktuur peab olema, kui me räägime olümpia ja kogu see mant on ju, et iga park, mis ehitatakse, minu teadmisel on üldiselt on alati erinev, et see on, et see kaos või see orgaanilus nagu säilib seeläbi, aga et kuidas see süsteem nagu
progresseerub noorsportlasest kuhu maani välja iganes, kes jääbki sõitma niisama pühapäeviti või kes nagu tahab seda elukutsena teha. Et see joon alati läbi jookseb, aga sportlasel päeva lõpuks peab olema struktuur, kelle käest küsida, et kuidas ma saan jõuda sinna, kui ma tahan teha asja X. Nii et selles mõttes ma arvan, et peamiselt ma tahaksin olla sinuga siis, ma võtan kokku, et meil on õnneks Viljandis on olemas nii pump track kui ka päris minu subjektiivsel hinnangul vägagi viisakas skatepark Männimäel, aga eelmine aasta rääkisin seal vanemate tüüpidega, ma ei tea, kas Jürgen see küll oli, aga ütles ka, et mõned elemendid on puudu, väike kuur võiks olla ja nii edasi, et meil on olemas asjad, aga päeva lõpuks Viljandi suurune linn tegelikult peab ikkagi seadma nagu teatud prioriteedid, et me ei saa teha kõike väga hästi, me peame kuskile maale see joone ikkagi tõmbama ka. Tulles selle esialgse küsimuse juurde, miks tänavasporti kui sellist võib-olla on keerulisem rahastada, siis valdavalt tuginetakse andmetele ja kuna see tänavasport on siuke kontrollitud kaos, nagu siit läbi kõlas, siis ja ei ole mingit keha, mis neid enda alla koondaks, ei ole võimalik näha, mitu BMX-i või tõuksi sõitjat Viljandis on näiteks spordiregistrist, mida sa saad teiste spordialade puhul, leiad sa selle harrastajate arvu üles ja vastavalt sellele saad näiteks siis neid prioriteete seada, kui palju neid inimesi on. See on meil ka igal pool mujal läbi kõlanud, et ka näiteks need justkui väidetakse, et ka noorte vandikülaliste mõõtmine justkui ei ole võimalik. Ehk siis ma arvan, et see teeb selle keerukaks. Ehk siis ei ole konkreetseid andmeid ja nimesid. Aga samas ma leian, et see on vältimatu tänavaspordi puhul. Ma lisaks juurde veel selle ka, et need enamusalad on ikkagi individuaalalad ja seal ei olegi neid numbreid, mida toetada. Aga Tartus on hea näide, kus tänava peale tehti, tänavaruumi loomisel juba kaasati natuke rulatajaid ja ekstreemsportlasi, kes siis andsid soovitusi, et kuidas nagu võiks sõidetavad elemendid olla linnaruumis sees juba. Ja see on suur tõusev teema ka Kesk-Euroopa suurlinnades, kus on eraldi pargid, kus saab sõita. Et me ei peaks ehitama skateparke, vaid me peaks ehitama parke, kus võib sõita. Et see on täiesti teistsugune lähenemine disainile, et sa ei tee ebamugavat betoonkõrbe, vaid seal on tegelikult rohelust ja seal on ka niisama meeldiv olla. Aga ma suunaks Mardile küsimus, et üks asi, mida Dietmar jättis mainimata, on see, et Mart on vist 7 hooaega juba seda spordimälumängu organiseerib Viljandis. Et sa juba, kui me telefoni teil rääkisid, korraks juba jäid niimoodi mõttesse, et kui palju sa oled esitanud tänavaspordi kohta seal küsimusi. Ja võib-olla sinupoolne siuke peegeldus, kui sul on tekkinud mingi mulje, et kui sa ka oled küsinud neid tänavaspordi küsimusi, et kas need mälumängurid seal vaatavad, et appi, mida see Mart küsib, või on see kuidagi siuke spontaanse nagu spordi osana tajutud selle vastajaskonna seas? Jah, 7 aastat sai nüüd täis sellest spordimälumängust, mis algas siin Risti tänaval, Tallinna tänaval, kunagi ühest väiksest spordipubist ja ta on liikunud ühest pubist teise pubisse. Nüüd me oleme siis Raudnaela areenas praegu siis. Lõpetasime selle hooaja. Aga jah, sa andsid mulle selle mõtteaine ja ma ausalt ma seda 7 aasta küsimusi küll ei viitsinud läbi lapata siin 2 päeva. Aga meenuvad väga konkreetsed tänavaspordi teemad. Ma küsisin näiteks sellist spordiala nagu kalisteenika, mis tekitas elevust vanemates härrades. Ega meil see keskmine on esimesed aastad ikka niisugune 50 peal, ikka vanem koolkond tahab ikka niisugust tõsist mälumängu rebida. Aga õnneks on paar võistkonda nüüd noori mehi ka tulnud ja mõned ka noored naised on ühinenud. Need asi läheb järjest paremuse poole. Ja loomulikult eks siis BMX ja see skuuter ja sellised asjad on ikkagi läbi jooksnud, et see võib-olla see, et ma nõks olen veidi kursis noorsõiduajast sellega, olen niimoodi pisteliselt sisse viskanud, aga mingit sellist väga rägude tegemist ma ei mäleta, et mis see nüüd on, et ma olen nagu algusest peale võtnud nagu selle hoiaku, et tegelikult
minu poolt üllitatud spordimälumängus võiks võimalikult lai areaal olla kõike. Et vahepeal tekkis see, et meil läks väga sportmängu keskseks ja siis aeg-ajalt keegi torises, et kuidagi jalgpall on ära kadunud ja siis kust see korvpall tuli nüüd ja siis ma vaatasin, et ei, et siin on ju vaja tehnikasporti ka vaja panna ja nii edasi. Et eks ise ka ju iga hooaega nagu arened ja mõtled, et kui laiaks saaks seda diapasooni tõmmata. Aga jah, ma usun, et jätkuvalt ma leian ka tänavaspordi, kui see ju liigub ja areneb olümpiaaladena, olen küsinud et mis aastal ja mis alad ja juurde tulid ja tänavasport ja muidugi ka ja sellised ekstreemalad ju on ka talispordis, nii et seda saab küsida ikka, ei ole probleemi. Siit niimoodi kõrvalt sellist vahekokkuvõtetes tundub, et tegelikult see taju, et tänavasport on ikkagi spordivaldkonda kuuluv ala, et siin on ikkagi võib-olla võrreldes 15-20 aasta taguse ajaga muutus toimunud, kui me vaatame ka näiteks olümpiaalasid. Aga võib-olla üks asi, mis vajab tõesti hindamist on see, et kui me tahame seda siis ka avalikust rahakotist toetada, et kas seda peaks kuidagi süstematiseerima, ehk siis kui palju seda nii-öelda kontrollimatust peaks seal olema ja kui palju seda kontrollitust. Aga võib-olla siin, Jürgen, sulle küsimus, et see, mis võib-olla on ka Tallinna kontekstis rohkem läbi jooksnud kui Viljandis, kuigi mingil määral ka Viljandis, et millal on siis tänavaspordi puhul tegemist linnaruumi kasutamisega ja millal linnaruumi häirimisega? Ja kas neid kahte üldse on võimalik eristada? No kui ma praegu siit rulaga mööda sõidaks, siis ma häiriks juba selle kõrinaga ja oma loomuselt on ekstreemsport natuke destruktiivne, et sa libistad käsipuid ja kivi ääri ja kellegi eraomandit lõhud. Aga ma arvan, et seda ei saagi sealt küljest ära võtta, sest see on kõige naturaalsem ala, kus ma olla tahaksin tegelikult rulaga, et ma ei taha nii palju tegelikult pargis sõita. Ma tahan just tänava peal sõita ja just sõita nende asjade peal, mis ei ole disainitud rulasõiduks. See ongi siuke veidi anarhia ja vastu võitlimine kogu sellele suurele mehele. Aga kuidas me võiksime jõuda, et sa tegelikult mainisid ka, et osad Euroopa linnad on juba võtnud selle suuna, et nad ruumikujunduse puhul võtavad juba arvesse teatavat destruktiivsust, jutumärkides, et nad arvestavad, et mingi osa peabki olema avalikult kasutatav. Aga et kuidas me saaksime seda nii-öelda mõistmist tuua ka väiksesse linna nagu Viljandi, et linnaruumi võikski niipidi arendada? No ma arvan, et tuleks selliseid pilootprojekte alguses teha, et luua mingeid väiksemaid alasid, kus ekstreemsportlased on siis nagu oodatud ja vastu võetud ja neid ei aeta seal ära. Ma olen terve oma teismelise ea elanud Tartus, kus ma olen kogu aeg saanud kommentaare, et miks sa siin sõidad, mine väliparki, teil on suur park Taatveres. Ja neid kommentaare tuli isegi siis, kui see oli maa tasa ja seal ei olnud mitte midagi. Aga on vaja seda spordi poolt nii-öelda toetada, sest nüüd on karjäärivõimalus olemas sportlasena jõuda olümpiale, tuua need medalid koju. Aga need on tegelikult kaks erinevat suunda täiesti ekstreemspordi maailmas. Üks ongi pargisõit ja teine on tänavasõit. Ja nagu linnarahaga või riigi rahaga peaks toetama seda pargipoolset osa, et meil oleks kõik just siseruumid olemas, sest Eestis on nii kehv ilm, et me ei saa enamus aega õues sõita. Aga võib-olla siis siin taaskord nendele, kes on poliitiliselt rohkem juba seotud olnud, et see sisepargi teema on Viljandis hästi põletav teema. Et niisuguse 10-aastase tsükliga ta üldiselt kipub käima. Mart mäletab enda tööst. Aga võib-olla siis siit ka Kaspar sulle küsimus, et kas sport peab olema organiseeritud, et seda tõsiselt võetaks nii, võtame praegu linnaelanike kontekstis, aga ka poliitikute vaates, et kas ta peab olema organiseeritud? No jah ja ei, et ma usun, et sport üldiselt, kui ta toimub nagu linna, ma ei tea, kontrollitud mingis keskkonnas, et vahepeal on vandi või mingi muu formatsiooni või mingi üksus all, et kindlasti peab olema organiseeritud rohkemal vähemal määral, aga seda organiseerimatust niimoodi nagu KOV-i vaatest on natukene ju nagu ei taha, KOV-i nagu kohalikule omavalitsusele ei meeldi, kui mingi asi kuskil toimub niimoodi, et nagu
kuidagi on ja ei ole ja täpselt keegi ei halda või keegi ei vastuta ja kuidagi sihuke nagu veider veits on ju, et mulle meeldib see pargi mõte, et see nii-öelda destruktiivsus või selline nagu see tekkeline sport sinna juurde nagu pookida, minu meelest see on väga äge mõte. Ma isegi teadun, et sihukest asja nagu kaaluda, nii et silmad on nagu avanenud mõnes mõttes. Aga teistpidi jällegi, nagu ka kolleeg paneelist ütles, et KOV-idele meeldib ikkagi numbrid ja et kui on kasutajad olemas, siis on KOV-i ülesanne nende numbritega arvestada. Richard, sullegi sama küsimus. Ma võib-olla tahaksin isegi nüüd eristada justkui kas harrastus / noortespordi ja tulemusspordi. Ja kui me räägime nüüd KOV-i justkui enda ülesannetest, siis ma leian, et eelkõige see noortesport on kindlasti see, mida peaks toetama ja ma eeldan, et eelkõige tänavaspordiga tegelevad noored. Ehk siis jah, seda peaks toetama, küll mehhanismid sinna taha leida õiglased on jällegi keeruline nende valdavalt siis andmete puudumise tõttu. Ahah. Nii. Nii-öelda sõna publikust ka, et kui siin oli jutt, et rulatajaid tänaval näha või mitte näha, et minu arvates see on siuke BMX-ide ruladega sõitmine tegelikult ka osa noorte nagu mobiilsusest, et see igapäevane liikumine, et me peaksime toetama noori füüsiliselt liikuma ükskõik millisel ajahetkel, igal päeval, ükskõik millisel viisil. Ja tegelikult see sama tõukeratas, väikeratas, rula on tegelikult nende mobiilsuseks hästi tähtis. Nad jõuaksid punktist A punkti B. Et ma nagu seda pean vajalikuks, et see võiks olla. Kui võib, ma isegi vist ei oponeeri, vaid ütlen, et Juhan Mart teab omast käest, et meil on koolide juures on parklad, kus on üle 100 rattakoha. Tänapäeva praktiliselt iga kooli ees. Need on pilgeni täis praegu. Senikaua kuni kool veel käib. Ise käisin Männimäel skatepargis üleeile. Mul laps seal käib rattaga, teeb vahepeal tiire. Ja mul kukkus korraks hingepõhja, kukkus kivi. Ma tundsin tagasi, et ma olen nooruspõlves, sest keegi sõitis rulaga reaalselt. Ma kuulsin seda klõbinat juba kaugelt. Mul oli, kas tõesti? Ja üks noor tüdruk tõepoolest õppis rulaga sõitma, soovisin talle pärast edu ja ütlesin, et väga tore näha, et keegi on jälle taas avastamas seda poolt. Nii et absoluutselt nõus, kergliiklusteede võrgustik, ma arvan, et seda peab ju ka toetama teatud määral ja nii edasi, aga see pole praegu see. Mart, sulle küsimus. Natukene siis sinu noorsootöö karjääri poole vaadates, et nii nagu ma alguses ka viitasin, et siis Viljandi linnas ja tegelikult päris mitmes teises linnas tänavasporti käsitletakse väga tugevalt noortekeskuste ühe väljundina. Et mitte ainult noortekeskused, aga päris mitmetes linnades see nii on. Et oskad sa niimoodi ajaloolist nagu mälu anda, et miks see tänavasport on kujunenud selliseks noorsootöö vahendiks, läbi mille siis ühe täitsa arvestatava suure hulga noorteni jõuda? No jah, ma mõtlesin korra käis see läbi, et kus see kõik vähemalt siin alguse sai. Ilmselt ka enne seda, kui mina noorsootööd alustasin, enne 2005 olin ma koolide juures tööl. Aga jah, kui nüüd lasta nagu see algusaeg läbi, on ikkagi noortekeskused olnud põhilised, kust on pärit ikkagi, meil oli kõigepealt BMX-i point, skuutreid tekkis natukene juurde, rula oli, rula kadus, rula jälle tuli, nüüd ma kuulen jälle, see on nagu peaaegu nagu kolmas põlvkond, uuesti siin räägitakse, et rula on jälle nagu moes ja võib-olla see olümpiamängude teema ka natuke teritab nagu kõrva ja pilku, et mine tea. Aga võib-olla see, et noortekeskuses ikkagi on noored koos, jäävad sinna kokku, kogunevad ja seal on see spontaanne koht, kus saab ka näiteks, kui ei pea ainult pargis, nagu see parki, kus on reeglid, nii kiiver ja nii edasi, aga seal ümbruses on kõik teised ka liikvel
ja me saame näidata oma trikke. See on natuke nagu seda tänavatunnetust ka. Ja noh, loomulikult kuidagi käis see paha poisi imidž käis ikkagi läbi. Ma mäletan seda ikka, ma räägin see 20 pluss aastat tagasi, et see paha poisi imidž käis sinna juurde, et mis reeglid, mis kiiver, mis asja. Tuleme, tahame, sõidame nii kaua, kui me tahame, eks ole. Mis, täpselt, juba panete kinni. Ei. Tahame tundi aga veel sõita. Ja nii edasi. Vaat see on nüüd natuke selle kaose anarhia pool, mis algul minul no kuidagi nagu mahtunud peast sisse. Aga siis, kui me saime nagu esimesed konkreetsed reeglid, jutud, arusamad poistega ära räägitud, see hakkas nagu toimima. Ja no okei, teeme tund aega pikemalt. Ma olen nõus olema. Aga mingisugune kord peab ka nagu siiski toimima. Te ise panete, koristate, no isegi võib-olla siin Alo mäletab seda usaldust, et võti oli poiste käes. Ja mul oli hea pargi serv paistis minu 4. korruse aknast Männimel ära. Siis ma nägin, tõmbasin kriipse akna peale, mitu suitsetajat, No võt nii palju pahadest poistest, aga siiamaani need kutid on kõik täitsa nagu eluterved tüübid ja tulevad vastu ja ütleb, et olid ajad. Ma lisaks siia juurde, et Eestis on olnud see suhteliselt ainuke majanduslikult mõistlik mudel, kuidas üldse siseparki üleval hoida, sest spordirahale ligipääsu ei olnud, alaliitu ei olnud, spordikoole ei olnud, mida ei ole siiamaani tegelikult korralikult toimima saadud, aga nüüd see olümpiamuutus on toonud natuke teisi tuuli ja võib-olla mingi hetk jõuab ka spordirahastuseni asi. Aga võib-olla siit ka kohe küsimus, et kui see põhimõtteline muutus rahvusvahelisel tasandil on toimunud. Et kas me peaksime ka omavalitsustes ümber hindama seda, et kas see peab olema noortekeskuste asi, mida nii-öelda lahendada, või peaks olema ikkagi, ma ei tea, spordikooli, spordikeskuse kaukas, et Kaspar hoolekogu liige, kas spordikool võtab nüüd siis ekstreemspordi enda kanda? Ma arvan, et nagu me olümpia kontekstis näeme, et päeva lõpuks on tegelikult tegu ikkagi show businessiga. Kui ostetakse teleõigusi, siis see ala on jäägitult olümpiakavas. Punkt. Samamoodi lihtsalt, et taustaks on räägitud sellest, et klassikaline Kreeka-Rooma maadlus ära võtta olümpialt, mis on ju keskealise valge peaaegu ülekaalulise mehe vaatest nagu õige spordiala ikka nagu olnud aegade algusest on ju. Samamoodi meile kulla toonud EP naiskonnad kaalutakse, kas võetakse ära või ei. Et lihtsalt sellepärast, et teha ruumi teistele spordialadele. Ja kuna pole liiga populaarsed spordialad, raske juhtik samamoodi, tõukamine, tõstmine. Et ma usun, et lihtsalt flirtida selle mõttega nagu ala Viljandi spordikooli kontekstis, et kas meie alade valik nagu tänapäeval on veel relevantne ja aeg-ajalt on väga õige asi, mida teha. Et kas ta nüüd ilmtingimata homme hakkab muutuma, ma ei julgeks nagu lubada, sest iga uue ala toomine eeldab seda kogukonna treenerit, mingit nagu tausta võib-olla liiga palju ei pea olema, aga peaks olema nagu eestvedaja, kes on valmis selle väljakutse vastu võtma, ütleme siis klassikalise spordi mõistes nagu treener, kes seda gruppi hakkab elus hoidma ja vedama. Nii et vastus on jah ja ei. Et ma arvan, et aeg-ajalt seda nagu kaaluda on väga, väga õige, aga see nagu Viljandis juhtub, ei tea, aga samas miks mitte. Richard, kuidas sina näed, et kas on aeg ekstreemsport nii-öelda tuua noorsootöö alt spordivaldkonna alla Viljandi linnas või miks mitte ka laiemalt? Olen nüüd selle poole tunni jooksul aru saanud, et väga libe tee, kuna jah, see noortekeskustelt äratoomine eeldaks struktuuri ja kehasid, mis omakorda jällegi võtaks selle tänavaspordi võlu ära, mida tänavasportlaste seas hinnatakse. Et kui me toome näite spordikooli puhul, siis tegemist siiski on kooliga, mis tuleb lõpetada ja seal need vajalikud korrad kohal käia, mis tõenäoliselt võtaks ära seda vabadust otsustada ise, kas ma täna lähen sõitma või ei lähe.
lihtsalt kiire remark siia lõppu, et kui minu info ei ole eksitav, siis Vandil on samamoodi tegelikult skatepargis on ikkagi juhendatud tunnid tänapäeval, et BMX-il kui ka rulal, et mõnes mõttes pooleldi justkui nagu toimib. No üks juhendaja on isegi publikus, aga Jürgenil on... Ja probleem on selles, et praegu ei ole võimalik Eestis olla ekstreemspordi treener, välja arvatud, kui sa lähed välismaale, saad sealt enda kutsetunnistuse ja kui sa ei ole treener, siis sa ei või trenni anda ja sinna kaasneb juriidiline vastutus nende hoolealuste eest, kui sul ei ole neid pabereid. Aga tegelikult on see sport need spordialad meelitavad tegelikult selliseid riskialtid noori ja see on hea noortekeskuse tööriist, kuidas jõuda nendeni, sest see on see ala, kus nad avavad ennast lõpuks ja julgevad vastu võtta mingit vanemate poolt tulevat infot. Nii, aga üks küsimus on publikust tulnud. Jah, ma kasutan võimalust, kuna see teema sinna nagu läks juba ka ja et see koosolemine meil siin liiga härdaks ja üksmeelseks ei läheks, et siis ma natukene ikkagi viskan nagu niisugust püssirohtude hulle. Räägime stigmadest. Minemata liiga sügavale päevapoliitikasse, siis eelmise aasta tulistes Viljandi spordivaidlustes juhtus niisugune inetu moment, kus spordikooli treenerid grupina väljendasid kirjalikult sellist seisukohta, mis lühidalt kokkuvõttes oli see, et kuna skatepargis toimuvad trennid ei allu formaalsele õppele, siis seal ei ole treenereid, seal ei ole õppekava, seal ei ole justkui nagu väljundit, siis ei tohiks nende tingimustel, või tähendab teisi justkui nagu päris spordialasid jätta hätta selle skatepargi rajamise tõttu, kui see mõte nüüd oli. Sealt tagant nagu ilmselgelt paistis välja tegelikult see sama stigma, mida me oleme natukene siin rääkinud ka, on ju, et treenerid, kes spordikoolis ongi tõesti kvalifikatsiooniga treenerid, spordiinimesed, siin mul on rõõm näha, on ju, kõik me istume, noogutame, et see asi, see tänavasport on jumalast äge, on ju, et seda ei peaks piirama, see on natukene niisugune anarhia ja kõik on äge. Aga ometigi terve niisugune konkreetne seltskond treenereid ütles selle tegelikult välja, näidates sellega, et tegelikult see stigma on ikkagi nagu visa püsima. Et nüüd minu küsimus laiemalt ongi see, et kas see stigma on midagi, mis peaks üldse korda minema? Või ongi nii, nagu Jürgen ütles põhimõtteliselt, et sitta kah, et siis me olemegi tänaval ja see ongi see asi, mis peab toimuma. Või kui see on ikkagi oluline, et laiem spordiavalikkus saaks nagu sellest aru, siis mis võiks olla need meetodid, millega töötada, et see teadmine jõuaks nagu laiema ringkonnani, et see on päris asi ja see sama, mida me täna siin arutame, on ju, et see sama arutelu ja tulemused jõuaksid nagu laiema publikuni. Kes soovib vastata? No ma arvan, et see muutus tuleb ajapikku, kui need inimesed, kes seal eesotsas on, hakkavad aru saama, et see sport on ja sellega on vaja tegeleda ka, et nad ei saa lihtsalt mingi ala kõrvale visata. Jah, ma olen nõus ja korra konsulteerisin, tuli tegelikult isegi üllatusena, et Eestis treeneri kutset nendele spordialadele ei olegi võimalik taotleda. Ehk siis mulle tundub, et meil on sport olemas, aga ülejäänud süsteem ei ole sellega kaasa tulnud ja ma arvan, et sellepärast nüüd spordiala ei peaks kannatama. Jah, kui selline. Ühesõnaga, ilmselt läheb natuke aega ja jõuame ka nende asjadega terves riigis järgi. Kaspar tahtis sõna? Jaa, et meil on päris palju huvitavaid spordialasid, nagu nüüd on ju ronimine on mõnda aega juba olnud olümpial on ju, et võib-olla alaliit on, ma ei tea, ronimiskoolid ja ministeeriumid on küll, aga Viljandis pole null niisugust nagu väljundit põhimõtteliselt on ju. Kas peaks olema küsimärk jällegi? Et ma tahtsin tegelikult seda öelda, et võib-olla enda näitel, et sorry, räägin korraks endast on ju, et mina ka ei tohi olla treener. Sest, et ma olen mingit spordiala teinud põhimõtteliselt 30 aastat. Ma julgen võtta endale vabaduse öelda, et ma tean seda sporti läbi ja lõhki, olles ise enda meelest suhteliselt normaalne, okei tüüp,
et ma oskan kommunikeerida, ma saan hakkama asjadega, ma oskan ära seletada enda spordiala spetsiifika alates treeningmetoodikatest kuni tehnika peendetailideni välja, aga by the book ma ei tohi olla treener. Nii et selles mõttes võib-olla läheb natukene kaugele sellest, aga põhimõtteliselt ma tahaksin küll olla, aga et Tartu Ülikool pole leidnud nagu seda varianti, et kuidas keegi saaks ära õppida, et kas siis on anaeroobne treening on või ole või palju jõudu on vaja teha ja kogu see muu pull sinna juurde, mis on nagu klassikalise spordi A ja O, mida mõnes mõttes on vaja ka rulasõidul, et ma ei tea. Ma siinkohal mainiks ära, et see tööd on hakatud tegema sellega, et saaks seda eriala treeneri koolituse ka, et algtase on kõigil niikuinii ülikooli poolt, et see mul on endal ka läbitud, aga see kutse saamine jäigi selle taha, et mul ei olnud võimalik Eestis õppida seda erialalist osa. Aga see ongi tegelikult, siin peab kogukond enda otsa vaatama, et miks on töö tegemata. Et võtad lihtsalt võtad mõne ala, kus see on juba koostatud ja muudad natuke seda teksti, et tegelikult see ei ole nii meeletu töö ja selleks on isegi võimalik alaliidust raha taodelda nagu EOK-lt. Aga lihtsalt see kogukond ja alad on nii noored, et seal ei ole eestvedajaid veel. Aga remark on, aga siis ma annan publikusse küsimuse ka. Remargi korras, kunagi olin ühes töögrupis, kus oli Eesti Olümpiakomitee ja siis Eesti Olümpiakomitee ja Kaitseväe töögrupp oli, kus siis spekuleerisime sellega, et kas teha uus spordiala, mis oleks siis nagu Kaitseväe väljundiga selline, ka siuke poolorgaaniline staadiumi peal kasutatav. Lõppformaat oli see, et Kaitseväe rahadega teha korda siis koolistaadione ja seal ka siis, kui suhtlesime ülikooliga, siis küsiti, et aga mis nagu treener seda hakkab nagu andma seda ala üldse. Ja siis tuli välja, et ei, meil teeme üldse oma spordiala, oma treenerid, omad süsteemid on ju. Ja see tegelikult ei mahtunud pähe nagu nendele inimestele, nii selles mõttes oli nagu suht keeruline. Ja meil oli elav näide tegelikult tänavaspordis siit jooksis eest läbi ka, aga Vilja? Ja, et olla protseduuriliselt täpne on ja siis ma tegelikult ka remark. Ma tahtsin öelda, et treeneriks olemine, et üks pool on ja see, et sa tunned oma ala väga hästi, aga noortega noorsootöötajana või noorte valdkonnas olev inimene, siis ma väga loodan, et ikkagi väga oluline osa treeneri kutse saamisel on ka see, et oskus töötada laste ja noortega, et pedagoogika pool. Aga viskan nüüd küsimuse vahepeal jälle Mardile, osalt seotud selle sama teemaga, mis ma enne sult küsisin, mikrofoni saadan juba sinu poole, et Richard võib kinnitada, Kaspar võib kinnitada, et kui jalgpalli mängida kogu varustuses ja sõudmisega tegeleda, et üpris kallid spordialad. Loomulikult iga spordialaga võib minna absurdi, sul võivad olla 1000-eurosed putsad, sul võivad olla kullatud siis aerud ja nii edasi. Aga kui võtame niimoodi keskelt läbi, siis tegelikult tänavasport on üpriski ligipääsetav just selles osas, et ta on odav. Mis on sinu tunnetus, et kas tänavasport võiks olla siis teadlikult, mitte ainult Viljandis, vaid laiemalt see spordiala liik, läbi mille üldse kaasata huviharidusse või huvitegevusse need noored, keda muidu on jõle raske saada mingisuguse sportliku tegevuse juurde. Et mis sinu tunnetus on? Kas tänavasport võiks olla see esimene ligipääsetav ja taskukohane spordiala, läbi mille me võiksime need noored tõmmata tegevusse, kes muidu võib-olla ei jõua sporditegevuse juurde? No kindlasti kohe, ma arvan, et siis kui me olime Männimäel, alustasin mina seal, siis täpselt nii oligi. Sellepärast, et need poisid, valdavalt ikkagi poisid, nad ei leidnud mingit muud tegevust. Seal mingi toa vahel lihtsalt kõhluda ja igableda, sest see käiski nii ja ma arvan, et edasi tehases need asjad hakkasid täpselt samamoodi minema. Et nagu ma korra mainisin, et see on see natukene see pahade poiste teema, et nad tahavad kuskilt oma
kodukisast, kärast, väikeste õdede ja vendade lärmist eemale saada ja siis nagu sihuke ise nagu kõva poiss olla ja teha ja näidata, et ja ilmselgelt see on olnud kogu aeg ja ma arvan, et see jääb nii nagu siin Jürg ütles ka, et midagi teha ei ole. See nii-öelda mingis mõttes ekstreemne pisik, mis on selles poisis või siis ka tüdrukus sees, see lihtsalt on tema sees ja see noorsootöötaja, huvikeskuse, huvihariduse inimene peab selle ära märkama ja heas mõttes seda nagu tõukama tagant. Ehk siis mõnes mõttes on täiesti okei, kui tänavasport jääbki meil süsteemselt noorsootöö valdkonda eksisteerima. Ma pigem pooldan seda, jah. Aga üks ekstreemsportlane või tänavasportlane, kui öelge täpsem olla, siis juhendaja Alo, saad küsida oma mõtted anda. Ma tegelikult tahtsin ainult kommenteerida seda ligipääsetavust või seda maksumust nii-öelda, et sel ajal, kui mina hakkasin 20 aastat tagasi sõitma, pidi põhimõtteliselt mu vanemad oma kuupalga panema mu esimese BMX-i peale, mis olidki nagu tol ajal sellise hinnaga. Rulad olid küll odavamad, aga oli ka juhtumeid, kus sa ostad omale rulalaua, lähed parki ja esimese kickflipiga hüppad puruks selle. Ja siis on see, tol ajal ma kroonides nüüd ei oskagi kommenteerida, kui palju see võis olla, aga sa pidid põhimõtteliselt kohe jälle minema ja maksma. Et ta võib-olla pole ka tegelikkuses nii ligipääsetav, kui me võib-olla eeldame, sest paljud sõitjad said oma esimesed rattad niimoodi, et nad ostsid tuttavate sõprade käest juppe kokku, panid oma esimese ratta kokku, sealt see algas, lõpuks said kuskile tööle, teenisid raha ja siis sealt hakkas nagu veerema. Et ta pole nagu üliodav asi. Aitäh. Aga et mitte niimoodi väga laiali minna selle teemaga, siis natukene tulla niimoodi lõppremarkide juurde ka. Laia ringi küsimusena, et kui Dietmar mainis siin stigmat, kui me oleme siin rääkinud sellest, et tulenevalt sellest, et puudub siuke väga selge andmestik, mille pealt võib-olla poliitilised otsustajad saavad otsuseid langetada, siis mida me saaksime ise teha selleks, et tänavasporti ka laiemalt käsitletaks kui normaalset spordiala kõikide teiste kõrval? Või kas me üldse peaksime seda taotlema, et tänavasporti käsitletaks võrdsena? Võib-olla variant on ka leppida sellega, et tegu ongi täiesti millegi omanäolisega. Aga et kui me tahame, et see oleks võrdväärselt koheldud, et mis me veel saaksime ise teha selleks, et see nii oleks? Kui oli lai ring, siis ma lähen esimesena mikrofon juba siin, et minu peas meeldib meile või mitte, mina lahterdan ikkagi selle küllaltki konkreetselt. Mulle meeldib see linnaformaat, see, et ta on orgaaniline, isetekkiv ja juurdepääsetav. Ja mis on nagu teine suur aspekt, mis seda kõike nagu toetab, on see, et meie ühiskond, ma arvan, et selles mõttes ikkagi liigub selles suunas, et varem või hiljem need alaliidud, mis on järjepidevad, tekivad, see liikumine, mis on, Simple Session oli, aga et see teadmine nagu jääb meie ühiskonda pidama, sellepärast, et tegu on ikkagi, kahjuks või õnneks olümpiaspordialaga, mis nagu tekitab teatud ikkagi nagu selle haakuvuse ühiskonnas. Seda me nagu tagasi ei keera, mitte et seda olekski vaja teha, aga et see teatud ikkagi formaat ja selline teadvus meie peas kindlasti nagu alles jääb. Siis mis puudutab seda noortesporti, võib-olla olen nõus, et juhendada vastavalt peab olema teadlik. Loodan, et sinna tekib ka formaat juurde, kuidas seda ametlikult teha niimoodi, et kõik ühiskond saab sellest ühtemoodi aru. Ja nii ongi. Aitäh. No see laiendamise ja võimendamise teema, ma mäletan, oli üks hea periood, kus olid siin eesotsas tegusaid noori, kes võib-olla ise olnud nii kõvad sõitjad kui nii kõvad organisaatorid. Kõik mäletavad, teavad Krissi, eks ole. Et olid kõvad võistlused ja olid ülikõvad võistlused, rahvusvahelised võistlused. Need on kuidagi ära kadunud ja see on ka üks märk. See ju tõmbas terve Männimäe, oi jummal, ma ise elan ju seal ja ma kuulen, milline möll käib. Et see tähelepanu on, et
Viljandist välja, no ütleme üle-eestiliseks ja loomulikult rahvusvahelisus sinna juurde, see annab sellele kogukonnale ja siis kogu Viljandi linna elanikele päris suure mõõtme. Sellepärast poistel ja tüdrukutel on ju lapsevanemad, perekonnad, kes ju toetavad nagu nii ja ka sealt tekibki see suurem kogukond. Aga kui seda nagu tähelepanu ei ole, on vahepeal ära vajunud, nii nagu ma ütlen, et meil oli kunagi väga kõva tänava korvpallivõistlus siin Vabaduse platsil ja ütleme, olime Eesti etapi tegija, no ei ole ära kadunud. Et võib-olla on praegu selle koha pealt väike madalseis, aga ajad ju muutuvad ja ütleme sellest ressursid ja rahad nüüd tulles selle juurde, Viljandi linn on piisavalt väike, et hakata nagu kõiki alasid, neid tänavaspordialasid hakata veel kuskilt juurde, nii-öelda poolvägisi kasvatama, et näe, seal on, Tartus on, kuskil Võrus on, seal ka. Et ma arvan, et kuna meie juured on BMX, skuuter ja rula, siis võiks see olla prioriteet jätkuvalt Viljandi tänavaspordi võtmes. Need alad on siin, et jääda ja noored ikka leiavad tee nendeni, aga ega see vägisi kasvatamine välja ei tule. Isiklik kogemus ka olemas rulakoolist, et kui noorel ikkagi huvi puudus, aga vanemad nad ikkagi trenni tõid, siis me üritasime, aga ega nad pidama ei jäänud. Ja mida saaks teha, et Eestis on suur probleem noorte liikumisega, et lihtsalt riigipoolset seiret parandada ja küsida nende noorte käest, kas nad sõidavad, mis nad teevad, sest meil liite ei ole, me ei saa seda kogukonna poolset infot niimoodi kätte nagu teistel aladel. Mina näen, et see tänavasport justkui võiks lahterduda lõpuks kaheks, mis üks ongi täiesti see vaba tänavasport ja teine on seal samas juures organiseeritud treeningud koos juhendajaga. Ja lõpuks sul on võimalik valida endiselt, kas sa kasutad seda enda transpordivahendina tänaval sõitmiseks ja vahele teed mingid trikid või siis lähed täitsa juba süstematiseeritult treeningute juurde koos juhendajaga. Aga see juhendajate osa ja kogu see üldine tugivõrgustik nii riigis kui kohalikus omavalitsustes peab järele jõudma. Ja siuke võib-olla lühiküsimuse formaadis, et kas tänavaspordi elu koordineerimine linnas võiks olla kas pigem noorsootöö osa või spordivaldkonna osa, kas on mingeid seisukohti, kuidas keegi teist tunneb? No selles mõttes, et hetkel on need alad vanemaks saamas, et on ka vanemaid sõitjaid, kellega on juba mõtet rääkida, sest nende noortega sa pead noorsootööd tegema, sa ei saa nendega samal tasemel suhelda tegelikult ja rohkem juhendama neid. Et kui tänavapilti tuua, siis see oleks rohkem vabas vormis minu arust, aga rulaparkides ja sellistes skateparkides saab paremini teha seda. No ma juba korra ütlesin, et noorsootöö ja noortekeskused on ikkagi, ma arvan, see põhiline suunitlus, aga kohalik omavalitsus peaks ka looma ikkagi sellise pikema perspektiivi, nii nagu mainisin, et mis on meil nagu allpool olemas, hoida seda ja jätkata seda, need samad üritused, sündmused ja ütleme süsteemsust ja järjepidevust. Ma olen seda kogu aeg rääkinud, need võiksid olla. Lühiremark võib-olla on see, et vahet ei ole, kas ta on nii-öelda vandi all või spordikooli all või mingi muu, kes seda nagu tsentraalselt, kus ta nagu pesa on. Et peaasi, et olemas on. Et ma arvan, see ongi kõige tähtsam ja küll see, kui tekib noor, kes on sõitnud võib-olla 20 aastat lõpuks või enne seda vaatab mingi hetk, et ta näeb mingit võimalust jõuda kõrgemale nii-öelda spordi mõttes, siis need teed kindlasti nagu ühiskondlikult ju märkamata tavaliselt ei jää, kui keegi on väga andekas. Et peaasi, et on koht, kus olla. Tere! Ma siis küsin otse, mulle tundub, et kas ma olen millestki nagu ilma jäänud või te pole sellest rääkinud, et kui me vaatame nagu kogu seda spordivärki, et tänavaspordiga saab tegutseda
Eestis umbes nagu 4 kuud aastas, võib-olla 5, aga sealt umbes 2 kuud sajab nagu vihma. Et kas Viljandisse on siis vaja skateparki, kus inimesed saavad täna spordiga tegeleda või mitte? Konkreetne küsimus, mis paneelis osalejad arvavad? mina arvan, et on küll. Vant on liiga väike ja peaks olema tunduvalt suurem plats, kus saaks ikkagi normaalse kiirusega harjutada juba võistlusteks ka. Jah, järjepidevus oli minu ka üks argument, et kas või see väike esialgu ja lihtsalt tõsta nagu seda teadlikkust ja taset ja tegelikult peaasi, et tegijaid oleks, nagu sa ütlesid ka, et tegijad, koht ja ongi olemas. Siis tuleb suurem koht ka. Äkki kui seal volikogus tekib samasuguseid, äkki mõni ekstreemsportlane volikokku või 3. Mul on kiire märkus siin kohalikele harrastajatele, et te peate organiseerima, tehke lihtsalt MTÜ ja teil on palju kõvem hääl. Mis see küsimus? Et kas siseparki on vaja? Et ma arvan, et ega see on olenemata spordialast on kõigil nagu sama asi, et suusatajad ka vaatavad suvel, et tuksis on ju. Et selles mõttes on sportlastel enamustel on see probleem. Sõudetel samamoodi talvel on järvi jääs. Et mida rohkem võimalusi, kui haare ühiskonnas on piisavalt tugev, harrastajaid on, siis need reeglina ikkagi need võimalused nagu varem või hiljem ka tekivad. Et Jürgen, aitäh selle kommentaari eest. Ma arvan, et muidugi, kui teil on siin panna mingi tempel kuskile paberil alla, et me oleme see MTÜ ja meie all on nii palju liikmeid ja me tahame niisugust asja, siis see on juba väga, väga suur samm ja õige asi õiges suunas. Nii et vastus on jah, aitäh. Nii, aga kuna ka aeg on kohe läbi, et siis nii nagu arutelu algas teema väljapakkujaga, Dietmari mõttega, siis annan ka Dietmarile võimaluse lõpetada see arutelu. Jah, ma tänan. Mina sain targemaks. Sain natukene oma küsimusele ka vastuse, aga pigem mulle just tundub, et väga hea on, et see arutelu üldse jälle kivi tagant minema sai, et siit on vaja edasi minna nii mitmeski teemas, mis siin täna tõstatus. Aga et kiirelt kokku võtta, super, et te viitsisite kaasa mõelda, tulla kohale arutada. Aitäh Juhan Mardile hea juhtimise eest, et ma soovin omalt poolt tänada ühe kaupa. Mul on siin üks väike Viljandi projekti asi, mida ma kõigile üle annan. On valikus nii kangemat kui lahjemat, et kui soovib, siis Kaspar tule, ma annan sulle siit järjest. Ma eeldan, et jah, kangemat ikka. Aitäh. Nii. Aitäh, Mart. Kas sulle läheb kangemat või pehmemat? Okei, aitäh. Nii, Jürgen. Jaa. Ma eeldan, et sa tahad ka tumedat. Aitäh sulle. Richard, sulle ka. Suur tänu. Ja Juhan Mardile ka suur tänu. Selles ma ei kaatle. Aitäh ja head arutlemist.